tere, mu armas kuulaja. Täna ma tahan rääkida valelisusest, enda õigsusest, tõestamisvajadusest, iseenda äralükkamisest, mis iganes viisil, iseendaga võitlemisest sisuliselt. Ja see eneseteadlikkuse teekond on nagu nii huvitav, nii huvitav ja nii vabastav, et mul on praegu nii palju mõtteid korraga peas, ma ei teagi kohe kuhu minna. Et ma lihtsalt jagan sinuga seda, mis ma siin hiljuti avastanud olen iseenda jaoks. Minu nimi on Tiivi. Ma olen Access Barsi kursuste vahendaja, koolitaja ja viin läbi ka sessioone, erasessioone. Ja kasutan Access Consciousnessi tööriistu. Ja üks väga oluline Access Consciousnessi puhul küsimuses olemine ja nii-öelda küsimus või selline küsimus on see, et mis siis, kui see ei ole vale. Ja ma ei saanud sellest kunagi sellisel kujul aru, kuniks nüüd siis see jõudis mulle lõpuks kohale läbi huvitavate viiside. Ja siis ma räägin natukene, mida ma olen avastanud. Üks valdkond, kus minu elus alati on olnud selline pusa ja pundar, millest ma ei ole aru saanud, mis siin täpselt toimub. Üks valdkond minu elus, mis on olnud keeruline, on olnud suhted. Ja nüüd hiljuti jõudiski mulle kohale see, et ma ei olegi vale. Ehk siis ma olin suhetes püüdnud neid igatepidi igasugusel viisil saada toimima, teha mida iganes selleks. Ja lihtsalt nagu oleks pimedas toas, kogu aeg jookseks peaga vastu seina ja keegi järsku tuleb ja paneb sul tule põlema. Selline tunne tekkis minul hiljuti siin, kui ma sain rohkem teadlikumaks oma mustrites, mis mul suhetes on olnud. Ja just see taipamine, et ma soovin ise väga-väga oma lähisuhetes autentsust, ehedust, sellist avatud, puhast kommunikatsiooni ja ma soovin luua intiimsust, emotsionaalselt intiimsust väga sügaval tasandil, kus sa tunned lihtsalt selle inimesega nii hästi, nii vabalt ennast, sa saad lihtsalt olla sina ise. Sul ei ole ühtegi maski, sa ei pea midagi kaitsma, kartma, sa saad lihtsalt olla sina ise ja sa oled vastu võetud ja sa võtad teda vastu. See on selline maagiliselt mõnus, emotsionaalne läheduse tunne, intiimsus, täielik lubamine, hoolimine, tänulikkus teineteise osas. See on nii mõnus. Ja kiilun siin vahepeal natukene kinni ühesõnaga. Ja see oli see, mida ma väga soovisin, aga ma märkasin, et minul ei ole olnud elus eeskujusid selge, avatud, puhta kommunikatsiooni osas. Mul ei ole olnud eeskujusid, sest see keskkond, kus ma lapsepõlves üles kasvasin, oli paraku vist väga tuttav kõigile, paljudele meist vähemalt, ja see keskkond oli selline, kus asjadest ei räägita. Mis tähendab seda, et üks inimene eraldub, üldjuhul see, kes kuidagi tunneb, et ta on süüdi või tema pihta tuleb selline väga tugev energeetiline laeng. See inimene eraldub, tõmbub eemale, kapseldub, väga kurb ja rusuv on. Ja see teine inimene, kes tegelikult sooviks nagu võib-olla midagi sellist nagu luua, ta lihtsalt ei oska. Ta kogeb mingeid emotsioone, mingit frustratsiooni, mis iganes, üldjuhul on need naised. Ja ta siis ei oska sellega midagi teha ja elab sissepoole, elab nagu iseendasse, kuidagi matab selle endasse, aga see on seal, tal on sellega raske, ühesõnaga see lihtsalt kõik see koguneb kuude kaupa, aastate kaupa, mis iganes ja võite ise arvata, on. Ehk siis mina kasvasin üles keskkonnas, kus asjadest ei räägitud, aga ma olin väga teadlik energiatest. Ma tajusin väga selgelt nagu sellist rasket, rusuvat, sükest jakk energiat lihtsalt nagu. Ja ma ei saanud aru, mis värk on, aga ma teadsin, et see nagu mingi jama on siin. Ühesõnaga ei olnud sellist selget avatud kommunikatsiooni ja ma ei õppinud selgelt kommunikeerima ja mis ma veel ära õppisin väikse lapsena, oli see, et ma
väga varakult kuidagi õppisin ära selle, et negatiivseid emotsioone, niinimetatud negatiivseid emotsioone jutumärkides, tunda ei ole okei. Kurbust, viha, raskust, pettumust, frustratsiooni, mis iganes nagu negatiivseid emotsioone tunda ei ole okei. Veel vähem neid välja näidata ei ole absoluutselt okei. See oli see, et sa pead olema hea tüdruk, sa pead tegema kõik nii, nagu öeldakse, sa pead kuuletuma, sa pead olema hea laps, hea tüdruk. Ja sa ei tohi tunda isegi mitte mingisugust viha või kurbust või frustratsiooni, veel vähem seda välja näidata nagu absoluutselt välistatud, eks ole. Ja siit veel omakorda nagu, mis mina siis väiksena alateadlikult ära õppisin, oli see, ja mille ma võtsin endaga siia täiskasvanu ellu kaasa ja nüüd mul lihtsalt nagu tuli läks põlema, on see, et me paratamatult elus kogeme ja tunneme kõikvõimalikke emotsioone, tundeid, asju, see on lihtsalt energia, mis tahab liikuda. See on tegelikult lihtsalt info, mingi sõnum, mingi info sulle. See tuleb mingisuguse sõnumi ja info. Midagi siin on, mida vaadata. Kuna mina olin õppinud, et see on vale ja seda ei tohi ja see on kõige hullem asi üldse maailmas, aga ta juba on siin nagunii, siis ma tundsin häbi selle kõige pärast. Ja ma arvan, see võib tulla ka siit, et juba väikse lapsena sulle öeldakse, kas sul häbi ei ole, kuidas sul häbi ei ole, kas sul häbi ei ole või häbi peaks olema sul või mis iganes. Häbi. Tere tulemast naised. Häbi, naised ja häbi. Ilmselt ka väga paljud mehed ja häbi. Ja siit omakorda siis täiskasvanu elus situatsioon, kus ma südames tunnen, et ma soovin midagi. Ja ma väljendan ennast. Ja seda väljendusviisi kuidagi nagu ei võeta vastu või ma ei oska ennast väljendada sellisest puhtast kohast. Ma väljendasin ennast varasemalt kohast, kus oli selline pettumus, kurbus. Ma lükkasin endast ära selle viha või mis iganes nagu raskuse, mingi frustratsiooni. Püüdsin seda endast nagu ära lükata, aga ta on juba siin. Ta tahab, et ma võtaksin teda vastu ja näeksin teda. Ja kui ma siin ise endaga sõjajalal olen ja enda sees sõdin, ma ei näegi seda kohta, ma ei taha näha, ma lükkan ära, mul on vastupanu. Mis juhtub, kui meil on vastupanu? See kõik võimendub, see kasvab, see leiab erinevaid viise, kuidas tulla sinuni, et saada sinu tähelepanu. Sa pead selle võtma vastu. Ja ei, mina ei tahtnud seda näha, ma ei tahtnud seda teha. Ja minu partner siis ka omakorda tihtipeale ei võtnud vastu seda, mis ma endast nagu väljendasin talle, mida ma soovin. Mul puudusid oskused seda teha ja tulemus oli see, et tema kapseldus, eraldus tõmbus kuidagi endasse. Siin on ka erinevad ühendumisstiilid muideks mängus, kui üks on selline närviline, anxious, kes soovib väga intiimsust, lähedust, ühendust, tal on see oluline tunda seda lähendust oma kaaslasega ja kui ta on koos inimesega, kes on avoidant, ehk siis kes kergekäeliselt nagu tõmbub eemale, kes kardab veidi intiimsust või veidi, võib-olla mitte veidi, aga kes kardab intiimsust või kuidagi tal on kogu aeg nagu selline üks käsi ees, nagu selline mugav vahemaa, mis hoiab nagu sellist distantsi või plokki, et keegi ei tuleks liiga lähedale. Ja kui need kaks inimtüüpi saavad kokku, siis läheb elu väga huvitavaks ja see saab minna kahes suunas. Kas see täielikult lõhub teineteist või siit saab nagu kasvada midagi väga-väga suurt. See nõuab teadlikkust. Teadlikku kommunikatsiooni ja märkamist, nende mustrite märkamist ja nende mustrite teadlikku muutmist. Ja ühesõnaga oli siis situatsioon, kus ma väljendan ennast, ma tunnen, et seda ei võeta vastu, ma tunnen ennast tõrjutuna, see inimene tõmbub eemale, ta on kohas, kus tal on raske, ta ei suuda, kõik on liiga palju, ta tõmbub eemale, ta läheb oma kookonisse. Situatsioon siis näiteks, kus kaob päevadeks ära poole jutu pealt, poole vestluse pealt lihtsalt kaob päevadeks ära ja enne seda mina olen väljendanud ennast tegelikult sellisest ründavast kohast, sest ma olen ennast nii-öelda kaitsnud, eks ju, minu sees on juba nii palju viha, nii palju frustratsiooni, mis tahab tähelepanu ja ma olen lihtsalt olnud passive-agressiv alateadlikult ja väljendanud ennast sellest kohast, mida on väga keeruline vastu võtta. Eriti kui inimesel on omad haavad, omad teemad, tema kaitsemehhanism on tõmbuda endasse eemale, eralduda, kaduda päevaks ära. Ja siis mina olen siin oma frustratsiooni, viha asjadega. Ja kui inimene, tavaliselt see muster on siis läinud niimoodi, et kui see inimene ilmub välja, mingi aeg, kui ta on saanud selle endaga oma ette olla ja ta ilmub välja, siis mina olen siin enda kaitsetes, sest et mul on sees olnud tegelikult väga-väga suur valu.
väga suur valu selle käitumise pärast, mingi käitumismuster on põhjustanud minus valu. Miski on põhjustanud minus valu, toonud üles selle valu. Ja kui ta ilmub välja, siis minul on kaitsed peal, sest ilmub välja see objekt, kes tegi mulle haiget. Kõik on alateadlik mäng, tuletan meelde. Ja ilmub välja see objekt, kes tegi mulle haiget ja siis mul on ju vaja ennast kaitsta. Parim kaitse on rünnak, ehk siis ma olen omakorda vastu selline tõrjuv, külm, eralduv, ei lase endale teda emotsionaalselt ligi, ma olen ise kaitsetes. Ja nii see pingpongi mäng siis käib, mis ei vii kuhugi. Ja minu jaoks suur taipamine oli siin hiljuti see, mis ma endale üldse teadvustasin. Kõigepealt sain teadlikuks sellest, et kust kohast tuleb see häbi lapsepõlv. Ja teine asi see, et ma teadvustasin endale nüüd päriselt, kui mu partner käitub mingil viisil, tõmbub eemale, kaob päevaks lihtsalt ära poole vestluse pealt. Ma teadvustasin endale esimest korda, mida see minuga teeb, mida see minus üles toob. Et see toob minus üles viha, see toob minus üles tõrjutuse, äralükatuse tunde, pettumuse, kurbuse, valu. Mul on tegelikult lihtsalt valus, mul on nii valus. Ja siit ka edasi, kas mul on julgus nüüd seda endas päriselt näha ja vastu võtta ja seda väljendada oma partnerile. Kallis, kui sa tõmbud eemale või teed mis iganes käitumismustrid siin mängus on, ma tunnen seda, teist ja kolmandat. See on tegelikult kõik lihtsalt neutraalne info ja see on piiride seadmine ka. Kas sa saaksid edaspidi, palun, olla teadlikum ja jälgida seda, et sa seda ei teeks, et seda muuta, et mis iganes, la. Ehk siis minu jaoks nagu suur taipamine, et mis siis, kui sa ei olegi vale, mis siis, kui sa ei ole vale, kui sa tunned viha, kurbust, eriti kui sul on õpetatud, et sa pead olema nii hea tüdruk ja sina ei tohi selliseid asju tunda, mõelda, väljendada, mitte midagi keelatud sinu jaoks, sa pead olema perfektne portselannukk. Ja siis, kui sa tunned neid asju, et sa teadvustad seda ja märkad seda endas, siin on midagi sellist, see on info, kus see tuleb, mida see mulle räägib, mis see siin on. Sest me ei saa minna ju niimoodi enam edasi, et me lükkame endast ära neid asju, mis juba on siin nagu nii. Me olemegi iseendaga nagu sõja jalal ja meil läheb järjest raskemaks. See on õudne. Ja eile siis see taipamine mul, et ma ei ole vale, kui ma tunnen viha. Ma ei ole vale, kui ma väljendan ennast. Ma ei ole vale, kui ma tunnen mis iganes emotsiooni. Ja ma ei ole vale, kui ma ennast väljendan, kui ma teen seda puhtast, neutraalsest kohast, südamest, mitte süüdistavalt. Sest et kui ma süüdistan, siis siin on mingi viha, mida ma ei taha enda sees vaadata ja vastu võtta ja näha. Aga kui ma seda teen ja siis ennast väljendan sellest puhtast kohast, siis see päriselt jõuab ka selle inimeseni. See ei pruugi jõuda, kui see inimene seda ei suuda vastu võtta. See on juba tema enda teekond, eks ole. Aga see, et ma olen aus ja autentne ja ehe iseendaga, julgen olla kõigega, mis minu seest üles kerkib ja väljendada ennast, kui ma tunnen, et siin on vaja seada piirid, siin on vaja mul austada ennast, küsida oma kaaslaselt austavat kohtlemist ja nii edasi, eks ole. Nii et see oli minu huvitav jutuajamine siin praegu iseendaga natukene kõikide nende taipamiste osas ja päriselt nagu see, et kui palju räägitakse meile mingeid asju, et sa ei ole vale, sa ei ole vale, sa ei ole vale ja sa saad selle kätte alles siis, kui sa saad selle kätte, kui see päriselt sinu kehas tekib äratundmine ja taipamine ja avardumine ja teadlikkus ja selline nagu energia pääseb vabaks. Ma ei olegi vale. Ma võin olla ehe ja mina ise. Ma võin ennast väljendada vabalt. Ma võin kogeda, mida iganes ma kogen. See kõik on neutraalne, kui ma ise ei tee seda valeks ja ei lükka seda endast ära või ei tee ennast valeks sellepärast, et ma seda kogen. Suuresti, miks me teeme ennast valeks, on kõik need ära õpitud programmid. Ja kui me seda ei tee,
kui me valime teisiti, milline saab meie elu siis tegelikult olla? Ja see oli nüüd selline väike lühikene jagamine. Nüüd ma hakkan oma hommikusööki sööma. Ja võib-olla me juba varsti peagi taas jälle kohtume. Aitäh sulle, kallis, kuulamast ja ma loodan, et see avas sinu jaoks midagi ja loodetavasti oli see sulle mingilgi viisil panuseks. Aitäh sulle, kallistan. Tšau.